Head põlvakad, lugupeetud külalised, kell on 6. Tänane välja kuulutatud esineja on sõjaväelane, endine sõjaväelane, nii et seal on täpsus üle kõige. Ja mul on suur rõõm teid näha siin täna jalgpalliklubi Lootos seminarisaalis, kus me pikka aega pidasime plaani, et hakkame korraldama selliseid konservatiivse maailmavaate õhtuid, klubiõhtuid. Võtsime hoogu ja suur juhus mängis meile kätte selle, et me saame seda sarja alustada EKRE kaitseministri kandidaadiga, Keru sõjaväelasega, reservkoloneliga, Leo Kunnasega. Tere õhtust minu poolt ka. Tulge julgelt sealt tagant lähemale, ma üldiselt olen mitte hammustav lektor, mida ma olen paljudel kordadel publikule juba tõestanud. Siin on jõukaitse mulle. Täna Leo Kunnas on sõjaväelis, seda oleks hääl kõva ole. Täna ma siis räägin tegelikult sõjalisest riigikaitsest ehk sellest, mis sisaldab EKRE riigikaitseprogrammis. Aga enne seda ma teen lühikese sissejuhatuse hoopis teisel teemal, mis on üldpoliitiline ehk siis otsedemokraatia suurendamine meie riigis. Ja miks see tähtis on ja mida see sisaldab? Ehk siis otsedemokraatia eesmärk ei ole lükata meie esindusdemokraatiat kõrvale. Meil on esindusdemokraatia, meil on parlamentaarne riik. Parlament on meil kõige tähtsam riigivõimu organ. Eesmärk ei ole hoopiski parlamenti kuidagi kõrvale lükata, vaid täiendada meie praegust demokraatiat mudelit niiviisi, et rahvas ka alt üles saaks rohkem otsustamisõigust enda kätte. Ja siin otsedemokraatias on 3 väga olulist komponenti. Ja need komponendid on suhteliselt lihtsad. Kõigepealt meie presidendi otsevalimine, siis teiseks siduvad rahvahääletused ja siis rahvale rahvaalgatusõiguse andmine. 3 asja. See on esimesest teemast kõik. Kas teil on küsimusi otsedemokraatia kohta enne, kui ma lähen? No põhiseadus tuleb võtta, mis oli 1934, mis oli kõik rahva lubatud. 33, jah. Seal olid need printsiibid sees, et praegu seda muuta, meil põhiseaduse muutmine käib niiviisi, et seda on võimalik 2 moodi teha. Üks asi on ühe Riigikogu koosseisu ajal 2/3 häälte enamusega, ehk siis 68 häälega. Või siis 2 järjestikuse koosseisu poolt lihthäälte enamusega, 51 häälega. Nii see on võimalik teha, sellepärast ma räägin, et see on selline pika vinnaga asi, sellepärast me ka tegime pöördumisi tegelikult noorte poole. Neid hakkab see nagu kõige rohkem mõjutama, sest on selge, et ilmselt 68 häält selles Riigikogu koosseisus ei ole šanssi koguleda selle poole. Võitleme selle, et oleks 51 häält. Praegu on kindlad. Veel üks küsimus otsedemokraatia kohta. Mina küsiks selle kohta kohe praegu. Meil on, kui on NATO jõud sees siin, need on ju eri riikide kõik jõud seal. Võtame siis, ma ei tea, kes kõik Poolast Ameerikani. Kes neid nagu kaitseb ja kas Venemaa julgeks siis külge tulla, kui ta näeb, et ta näeb nii paljude riikidega tülli, kui mõne ära tapab. Nii kui ma ütlesin, et Eestis on nagu asi suhteliselt nagu selge, et siin on brittide juhitud lahingugrupp, millest valdava osa moodustavad briti üksused ise. Ja seal on ainult Prantsuse ja Taani üksusi, siis kompanii suurusi üksusi vaheldumisi seal sees, et nende kasutamine loomulikult puudutab neid riike, kes on need üksused välja pannud. Et nagu ma enne ütlesin, et brittidega selles mõttes kahepoolselt nende asjade lahendamine ei ole probleem. Hävituslennukite osas siin on ka erinevad riigid panevad välja neid erinevaid rotatsioone. Siin võib olla mõne riigiga tõenäoliselt raskem kui teisega. Aga nagu ma ütlesin, et brittidega, kellega me oleme palju koostööd teinud, ma ei usu siin mingit otsuste venimist, et see käiks kähku. Aga kui võtame mõne kaugema riigi, näiteks võib-olla
Hispaania või mõne teise, võib see olla keerulisem. Et mina ei oska nendest ajamääradest täpselt ennustada. Et igal juhul poliitilise otsuse tegemine kui selline ei ole mitte mingi lihtne asi. Et see võib võtta aega. Ja siin aga igal juhul me võime olla kindlad selles, et kui NATO tervikuna, kui allianss ei suudagi toimida, siis teatud selle juhtivad riigid, näiteks Ameerika Ühendriigid, kes lihtsalt ei saa endale lubada oma hegemooniat kaotust nagu maailmas, et nad tegutsevad kiiresti. Teised võivad tegutseda aeglasemalt. Ja, ole hea. Hakkame siis pihta, et kellel on suuremat huvi, nagu ma näen, et teil on siin suuremat huvi. Ma soovitan oma raamatut Ukraina häirekeel. See on artikli kogumid siin leheküljest 182 edasi kuni 274. Et kui te loete need asjad läbi, siis ma arvan, et teil oleks kindlalt parem minuga väidelda, sest muidu ei ole nendel asjadel võib-olla nii palju põhja all. Nagu siin Ukrainas juba tuli juttu, tead, see valitsuse kõige nagu Ukrainas oled siin Venemaal kallal kogu aeg. Aga seal on ju täielik kodusõda. Mul on palju tuttavaid seal ja täielik kodusõda. Üks pool on Vene poolt ja teine on siis nagu selle... Ma vastan selle küsimusega ära, et meie vabadussõda, kui meil oli 15 000 meest oli punaste poolel. Kas see tähendas, et see oli kodusõda? Kas Narva kommuun oleks püsinud, kaua ta oleks püsinud ilma Nõukogude Venemaa toetused? Ukrainas on täpselt sama lugu, et mingi osa ukrainlasi on sõdibki Venemaa eest ja Venemaa poolel, aga selles mõttes, et kui ukrainlased läksid pealetungile 14 suvel, siis mõlemad rahvavabariigid oleks kukkunud septembriks-oktoobriks kokku, kui Venemaa poleks sinna viinud suurel hulgal oma regulaarvägesid, kaasa arvatud ka ühe pataloni taktikalise grupi siit samast Pihkva diviisist. Ja sellega nad said selle pidama ja seal peeti nii suured lahingud põhimõtteliselt Ukraina ja Vene vägede vahel. Näiteks üks ainus Debaltseve lahing 2015 talvel, et seal Ukraina pool kaotas 100 tanki, 250 soomukit ja 1000 veoautot ühes lahingus. Kes neid hävitas? Separatistid või need tublid kaevurid, kes seal nagu otsustasid ülestõusu teha. Need ei olnud üldse need, vaid need olid Vene väed, kes tekitasid Ukrainale selle lüüa saamise. Et see sõda, seal on sama palju kodusõda, nagu meie vabadussõda oli kodusõda. Nii enne kui ma saalile küsimusteks sõna, mul endal on ka mõned küsimused, et sa oled päris kriitiline olnud mereväe suhtes, et kus kohast me see raiskuvuse lõpetamise peaks alustama? Merevägi, sellest ei ole nagu minust võib-olla valesti aru saada, et ma ei ütle seda, et mereväe peaks kaotama, vaid me peaks lihtsalt mereväe ümber kujundama lahingvõimeliseks. Et selleks ongi neile vaja 2 võimekust anda. Ehk siis neile tuleb anda miini veeskamise võimekus ja rannakaitsevõimekus. Praegu neil on 4 laeva. 4 laevast 1 on ainult miini veeskamisvõimene, siis tasu, mis on neil nagu juhtimis laevast. See tuleks alles. Tõenäoliselt tuleks ka alles jätta 1 miini jahtija, sest neid olukordi, kus merest on vaja miine välja tõmmata, on täitsa nagu olemas. Muud laevad tuleks panna seisma või hoopiski utiliseerida, nende meeskondi ei ole vaja pidada. Seda kõik ei ole vaja pidada, aga selle asemel miini veeskamiseks on nüüd meil ju riigi olemas riigi ettevõttena Saaremaa, muu Hiiumaa vaheline parvlaevaliiks, kus on 4 uut parvlaeva. Need on selles mõttes korraga kasutavad nii nagu sõjaväe transpordis kui ka miini veeskamiseks, et nad on madala süvisega, suure mahutavusega. Siin on vaja ainult väiksed lisaehitused teha, mida oleks võinud kohe tehases tegelikult teha. Ja siis hankida miini, millega siis seda lihtsalt harjutada. Selle sama tsiviilmeeskonnaga tuleb palju odavam. Ehk siis meremiinid, tsiviillaevad ja siis rannakaitse raketikompleksid. Näiteks need samad Spike raketikompleksid, mis praegu meile hangitakse tankideks 18 kompleksi mõlema brigaadi tankidele kompaniid jaoks. Need on 5,5 kilomeetri laskekaugusega, aga on olemas selline mõned transpordilennukid, need võib utiliseerida maha kanda nagu homme, sest neil ei ole mingit sõjalist nagu rakendust. Aga
seesama keskmaa õhutõrje peabki olema õhuväe koosseisus. Et Leedu on nüüd käivitanud projekti keskmaa õhutõrje selgelt määratud, mis me teeme ise, mis teevad liitlased, et see tervikmoodustus, mis meil on vaja selle põhiülesande täitmiseks. Kolmanda küsimusena ma küsiks, et kuidas sa suhtud sellisesse organisatsiooni nagu Propastop? Ma ei olegi nii palju nende tegemistega kursis, et iseenesest Kaitseliidu selline organisatsioon on vajalik, et analüüsida kogu seda propagandat, aga ma olen kuulnud ka selle kohta, et nad on teinud etteheiteid meie rahvuslikele uudistekanalitele, mis meil on, siis uutele uudistele ja Objektiivile. Minu arust need etteheiteid ei pea. See ei ole nagu nende, peaks olema nende ülesanne. See ei ole nende ülesanne, et see ei pea paika, et need etteheited. Ma arvasin, et sa oled nagu ka öelnud, et meil on väga palju kopeerivaid asutusi, et siin Välisluureamet, endine Teabeamet ja Kaitseuuringute Keskus. Ma räägin ka sellest, et mis tegelikult kogu Kaitseministeeriumi valitsemisalaga peaks tegema. Et kui tehti omal ajal näiteks Siseministeeriumis suur viga, et pandi piirivalve ja politsei kokku, mis on kaks täiesti erineva funktsiooniga ametit. Siis Kaitseministeeriumi valitsemisalas on toimunud täpselt vastupidine. Et siin on tegelikult tekkinud väikseid ametikesi, õige mitmeid. Ja tegelikult alles peaks siin jääma ainult Kaitsevägi, Kaitseliit ja Välisluureamet. Ma arvan, selles mõttes on Leo õige mees EKRE kandidaadiks kaitseministri koha peale. Aitäh Leole! Ja muidugi, Venemaa on hästi läbisaamine püüdma seda, aga see ei sõltu meist. Et kas või seesama näiteks piirilepingu asi, et pärast seda, kui Venemaa okupeeris Krimmi, et neil ei ole lihtsalt võimalik mingeid territoriaalseid leppeid Venemaaga teha, sest neil ei ole mingit katet, neil ei ole mingit tagatist. Me võime püüda ükskõik kui hästi püüda Venemaaga läbi saada, aga see sõltub tegelikult sellest, kuidas Venemaa meiega tahab läbi saada. Et see on alati vastastikku. Et see on raske küsimus. Ja kuna jalgpalliklubina alati väga hea meel asjalikke, toredaid, huvitavaid inimesi siin võõrustada, siis meie poolt ka väike kingitus, et kellelgi ei oleks nagu siis väike sall, kuna väljas on külmad ilmad, mitte nii külmad ka Ameerikas praegu, aga ikkagi piisavalt väike kohvitass ja vastakaselt kirjutada häid raamatuid või head kaitseministri programmi ja loomulikult väike prospekt siin, et need, kes hakkavad siin Põlva, Valga, Võrumaal võitlema selle eest, et EKRE saaks oma programmi täita. Nii, aga kuna ma enne lubasin, et ma tutvustan vähemalt kõiki inimesi, kes EKRE poolt Valga, Võru, Põlvamaa kandideerivad, siis hakkan pihta Merri Aart. Ole hea, Merri. Mõlemale raamat ka, ma võtan selle siia. Eesti põllumajandus, et kui on kiiresti mõni küsimus Merrile, siis palun. Maaelu on Meril väga südamelähedane ja ma arvan, et selle eest, et meie põllumehed saaksid võrdse kohtlemise eelise, see on kindlasti Merri teema. Kõigele lisaks olen ma ka maaelutoimkonna juht, nii et kõik see, mis seal voldikus sees on, et ma tahaks selle peale lihtsalt nii palju öelda, et EKRE-l on tegelikult väga head programmid. Need on koostatud oma toiduainetega. Et meil praegu ei ole toidureservi, eelkõige on vaja tuua toidureservi ja kõik see, mis selle taga. Tiit Kala. Tiit on ettevõtja ise ja kindlasti üks teema, mis on oluline EKRE poolt, on piirkondlikud maksuerisused. Ja Tiit võib olla palju sõnaga rääkida. Tere õhtust ka kõigile. Leila oli Räpinas rahvaga kohtumine ja seal esimene tund andis nagu EKRE majandusprogrammis selgitusi selle majandusdotsent Endeloja. Ta küll kohal ei olnud, aga me saime nagu mitte video, vaid vähemalt telefoni vahendusel jooksid kõlaritest välja ja enda seletas ka selle majandusprogrammi lahti. Ja ta on väga lihtne. Ma toon nagu enda vahel näite, et mõned aastad tagasi, kui sai nagu saeraami peetud, siis iga kuu läks paar rekakoormat saematerjalit Tallinna sadamasse. Aga kui see saeraam, mis töötab Harjumaal, tema transpordikulud on palju väiksem. Ja selle võib iga ettevõtte kohta tulla. Ega nüüd, meil on ka programmis Tartu-Tallinn maad, mis juba ammu ilma oleks nende reaalne.
hingelt vaadata konservatiiv, rahvuslane. Hariduselt olen majandusteaduse lõpetanud siis vana nimega EPA koolis, kus on raamatupidamise ja rahanduse eriala omandasin. Nii palju siis ühesõnaga eelnevast kogemusest, et olen avalikus ja erasektoris pikalt töötanud. Avalikus erasektoris olin siis raamatupidajast pearaamatupidajani erinevates päris suurtes ettevõtetes ja ka kontserni raamatupidamist tein. Siis avalikus sektoris Kaitseliidu peastaab, rahandusosakond, peale seda Rahandusministeerium, olin riigieelarve osakonnas, tegin Eesti Vabariigi eelarvet, olin kuraator seal. Sealt siis kutsuti mind edasi minister Piigi ajal Siseministeeriumisse, kus olin nõunik. Siis liikusin Belgiasse, Brüsselis 3 aastat. Olin Eesti alalise esinduse juures Euroopa Liidus. Seal ühesõnaga meil erialase tööd. Seal ma olen julgeoleku ja turvatöö peal, kuna mul on ka militaartaust, olen reservohvitser, kaitseliitlane 20 aastat. Mis auaasta? Lipnik. Ja siis peale Brüsselist naasmist tulin Tartusse. Olin 6 aastat Haridus- ja Teadusministeeriumis siseaudiitorina. Tegin tööd praegu erasektoris tagasi, ostan nüüd vahetan kinnisvara, olen Oberhaus kinnisvaras tööl. Mis on minu jaoks kõige tähtsam? Miks ma üldse tulin EKRE-sse? See oli 2 aastat tagasi umbes, on see liin täis kõigest. Ma olen poliitikast distantseerunud olnud, aga mind on poliitika alati huvitav. Ma olen jälginud, mis toimub. Ja ma mäletan väga hästi seda, kui ma noore poisina, kui oli taasiseseisvumine, siis võimas asi, laulev revolutsioon, lipud, Eesti hümn, siiamaani võtab silmamäge, ikkagi hümni näiteks liik ülestama. Ja ma tundsin viimased aastad seda, et meie riik enam ei ole. Meie riik on ka kaiteks jalgad niimoodi ära tõmmata ja karuks. Ja mis on kõige räigem asi ja kõige suurem probleem on see, et tõepoolest meie põhiseadus, mis on meie vabariigi alustala, vundament, millele kõik ehitab. Meil rikutakse põhiseadust ja rikutakse põhiseaduslikud institutsioonid ise. See asi tuleb ära lõpetada. Ja meie põhiseadus on kohitsetud. 33. aasta põhiseadus oli jah, see oli okei ja mis ma tahan, see on asi, nii kaua kui minu suu liigub, nii kaua kui käsi tõuseb, nii kaua kui jalg astub. Olen selle eest väljas, et ühesõnaga rahvaalgatus taastada. Et eelnõusid saab algatada ja tõesti ütleme, see künnis, nagu enne Leo Kunnas ütles, see on ise küsimus, kui suur saab olema 25-3, aga see algatus saab olema teine asi. Rahvasaadikul peab olema kuklas valija hindus. Rahvas annab mandaati, mis tähendab seda, et kui saadik teeb sigadusi, siis kutsutakse tagasi umbusaldus. Ta ei ole mitte kunagi asja ei Toompeale, ei Stenbocki maja, ei avalikus sektorisse. Saab maha minna. Aga nüüd on see, kaob 10 miljonit, ei mäleta, veebid ja igasugused muud trikid. Ja mis on? Edutakse järgmist kohta peale, vaikitakse maha. Süvariik ühesõnaga kiusab rahvuslikult mõtlevad inimesi. See ei sobi. Ja see on ka asi, millest tuleb võidelda. Ja nüüd on see asi. Tegelikult, mis me näeme? Siin on jõud. Siin saalis on jõud. Rahvas on tegelikult jõud. Ja ma leian, et meie kõigi ülesandes EKRE-s on see rahvale viia valgust ja seda, et peavoolu meedia on meid kohe sisendatud. Aga mis minust toeb? See minu üks hääl. See on väga tähtis. Kui rahvas ärkab ja ma tunnen siin 3. ärkamse ja vaimu, siis oleme võitnud. Seda praegu Stenbocki majas kartakse. Seda kardavad kartellierakonnad. Hirm on naha vahel. Sest kui rahvas tuleb, on kõik. Nii et kui sealt oli küsimus, kas on veel ministrikandidaat? Ilusti nii väike erakond ei tee siin midagi öelda. Justiitsminister. Erakond ei tee, aga kui rahvas teie annate mandaadi. Üks inimene te ammugu midagi. Absoluutselt, aga erakond teeb. Ja ma tunnen erakonnas seda, et siin on minu mõttekaaslased, kes on minu idee kandjad ja see on juba jõud. Aga rahvast annab selle viimse ja selle mandaadi. Vot see on, mis millega keerame riigi. Me saame oma riigi tagasi. Me taastame põhiseaduse ja ehitame uuesti oma riigi üles.
ja EKRE-le ei ole antud võimalust praegu. Seda saavad teha praegu 2 erakonda. Aga ühesõnaga. Vaatame, kuidas tehakse. Andke võimalus. Kui teie tulete 3. märtsil valima, siis vaatame pärast, mis saab. Aga ennast päätsin kõige lõppu. Indrek Käo, minu nimi. Ja mina ehitasin selle maja, kus te täna olete, et ma seisan EKRE-s meie tuleviku eest. Et mul endal on 3 last, 2 nendest on väga väiksed, nii et ma olen enda arust päris pikka elu ära elanud ja näinud kõiki NSV Liitu ja Euroopa Liitu, minu arust väga suurt vahet siin enam ei ole. Aga meie lastel peab olema tulevik. Ehk siis nemad peavad saama elada sama heas Eestis, nagu võib-olla meie lapsepõlv oli. Et alati on võimalik leida ka negatiivset, aga mina mäletan oma lapsepõlve kui väga positiivset ja 23 aastat selle jalgpalliklubi nende noortega tegelemisel, siis kui enne Leoga siin oli küsimus, et kuidas, või küsimus et meie lapsed on nõrgad ja füüsiliselt kehvad, et olengi nõus, jah, kehalised tunnid ongi väga sümboolsed. Meie Inglise partnerid, kellega me oleme siin üle 15 aasta koostööd teinud, ütles, et nemad õpetavad lapsi jalgpalli mängima kehalisest tundides. See, mis toimub pärast klubides, on kõik juba lihvimine. Ehk siis me peame uuesti tooma tagasi meie lastele füüsilise jõu ja ka mõttejõu, ehk siis proovima saada nad tagasi kätte uuesti nendest arvutitest, internetidest, iPadidest, iPodidest. Ja nagu Ardo Pajula on öelnud, et maailmas vasakliberaalsed jõud on üle võtnud juba kõik ülikoolid ja laias laastus ka väga paljude riikide valitsused ja nüüd on nad nagu erasektori kallal, et Eestil on veel võimalus seda erasektorit päästa ja õpetada meie lapsi hindame neid väärtusi, mille pärast neid nimetatakse nagu eestlasteks. Et see on põhjus, miks mina otsustasin anda oma nõusoleku ka EKRE-sse kandideerimiseks ja Riigikokku kandideerimiseks koos EKRE-ga ja ma tõesti näen, et EKRE on üks nendest jõudusest, kes suudab siin midagi muuta. Mida rohkem rahvas usaldab ennast, teda suurem on ka 3. märtsil EKRE tulemus. Nii et sellega ma võtaks täna kokku. 7. märtsil on siin samas kell 6 Martin Helme. Tulge kindlasti, ma usun, et tuleb väga põnev ja huvitav õhtu jälle ja saate küsimusi esitada. Ja me proovime siin hoida seda klubi õhtute taset ja anname teada aegselt. Aitäh teile kõigile!